Tere tulemast Tartu Jaan Poska gümnaasiumi videotutvustusse. Mina olen õpilasesinduse president Kaita. Ja mina olen Hettel, õpilasesinduse asepresident. Ja kohe esimesel slaidil on ilusasti näha meie kooli tunnuslause, määrame ise oma tuleviku. Ja Poskas siis nüüd natukene lähemalt. Meie kool on väga kaasaegne ja innovaatiline ja see siis tuleneb sellest, et me käime erinevate muutustega kaasas ja võtame siis lisaks õppetööle ka erinevaid programme juurde. Näiteks meil on praegu käimas arutleva kooli programm. Lisaks on Poska puhas gümnaasium, sellel on nüüd tegelikult 2 tähendust, et meil on siis ainult 10. kuni 12. klassid, et meil ei ole siis näiteks põhikooliga koos koolimaja. Koolimaja väga puhas. Lisaks on meil suur valikvabadus, see siis tuleneb valikainetest. Meie õppimist toetatakse, meil on tugev tugisüsteem ning kui te siia majja satute, siis te tulete tegelikult ka Tartu Rahumajja. Siin on pildi peal näha meie toredad ja väga toetavad õpetajad ja keskel särab meie direktriss Mari Roostik. Ja natukene Poska õppekorraldusest, asi on küllaltki lihtne, meil on perioodõppe. Tunnid kestavad 75 minutit ja iga periood lõppeb arvestuste nädalaga. Lisaks on meil veel iseseisva õppe nädalad ja päevad, mil siis õpetajad annavad õpilastele ülesanded iseseisvaks lahendamiseks. Nagu juba mainitud, teeme palju erinevaid koostöid erinevate organisatsioonidega, meil käib palju külalisi, näiteks on meil selline päev nagu karjääripäev, mille raames siis teeme koostööd erinevate ülikoolide ning asutustega ja ka vilistlastega. Ja tahes tahtmata, nagu meil siin kombeks, kasutame oma õppetöös ka tehisaru, selle juures jääme hästi läbipaistvaks ja ikkagi mõtleme kriitiliselt. Ja võib-olla kõige tähtsam on see, et bioloogia tunnis lisaks bioloogia ülesannetele ja läbi nende õpime ka tehisaru kasutama. Mis see perioodõppe siis on? Kooliaasta on jagatud meil 5 perioodiks. Iga periood on siis 6 nädalat õppetööd, kus oledki tunnis, õpid ja siis see 7. nädal sa saad näidata kõiki oma õpituid teadmisi. Ja siis tunniplaani poolest on meil siis nendeks 6 nädalaks on siis 1 tunniplaan ja arvestuste nädalaks on siis erinev tunniplaan. Seal on siis enamjaolt iga päev on sul vaid 1 arvestus, et ei ole, et koolipäev on 8-st mingi 4-ni, et ongi mingi väiksem vahemik. Ja siin on kohe tunniplaani näide meil ka olemas. See on siis 10. A-klassi oma sellel perioodil. Mis siit näeb ongi see, et näiteks neil on geograafia ja muusika. Need on siis näiteks ained, mis on ainult 1 kord aastas. See on siis neil on 4. periood. Kui 4. periood saab läbi, siis neil enam neid ei tule see aasta. Nagu ikka, matemaatika, eesti keel vaheldub siis kirjandusega. Meil on ka siin 10. alal on praegu ka võõrkeel ja võib-olla kõige uuem info on siis see, et teisipäev, kolmapäev, neljapäev toimuvad meil siis need valikaineid. Neid on siis 2 varianti. Üks on kas siis hommikused, mis on siis 8.20 kuni 9.35. Saad valida endale hommikuse ja teine variant on siis need siin ka teisipäev, kolmapäev, neljapäev. Need on siis meil pärastlõunased valikained. Ja. Kiirelt lähme üle nendest numbritest. Riikliku õppekava alusel peab üks gümnaasiumi õpilane läbima 69 kursust. Meie lisame omalt poolt 8 täiendavat kursust, matemaatikapraktikum, eesti keele praktikumid, B2 võõrkeeletunnid ning 2 uurimistööde kursust. Ja siis meie kooli kõige toredam osa, valikkursused, kokku peab neid valima 3 aasta jooksul 19 tükki, need ka ilusasti läbima. Nendest 10 on siis süvakursused, mis siis tähendab seda, et need toetavad mõnda nii-öelda põhiainet. Ja siis 9 silmaringi kursust, mis nagu nimi ütleb, on lihtsalt enda silmaringi laiendamiseks. Ja siin on meil näiteid süvakursustest, nagu näha, meil on küberkaitse, veebidisain, piiblilugu,
ja meil on ka väga palju toredaid praktikume ja praktikum tähendab siis seda, et sa oled 3 päeva koolimajas. Näiteks kui oled keskkonnakeemia praktikumis, siis teed lihtsalt mingeid toredaid katseid ja saad 3 päevaga endale kursuse kirja. Ja lisaks on meil ka laagrid, näiteks siin on meil kirjas bioloogia ja ökoloogia laager ja need toimuvad siis koolimajast väljaspool, looduskaunis kohas ja 3 päeva siis saad loodusega tegeleda. Ja ka silmaringi kursused, näitekunst, akvaristika ja ka koorilaul ja rahvatants. Kõikide eest saab endale silmaringi kursuse kirja ja silmaringi kursuste alla läheb meil ka veel üks laager, on riigikaitselaager. Nii, kui te nüüd Poskasse tulete, siis sellel aastal võtab Poska vastu 6 klassitäie jagu siis õpilasi, ehk siis sul on 6 paralleeli. Iga klassi peal on siis meil 2 mentorit, 2 just sellepärast, et kuna klass on päris suur õpilaste arvu poolest, et siis on lihtsalt see koormus jaguneb paremini, aga alati saad ükskõik millega pöörduda ükskõik kumma mentori poole tegelikult, et klassi niimoodi pooleks tegelikult ei tõmmata. Lisaks, kui sa kooli tuled, arvestatakse ka võõrkeelt, mis te siis saate valida, kas vene, saksa, prantsuse või hispaania keel. Meil on ka temporühmad, ehk siis lisaks enda klassi inimestele kohtad sa ka oma paralleelklasse, näiteks matemaatikarühmades siis. Ja lisaks siis veel lennukaaslastele saad sa kohtuda ka üldse koolikaaslastega, sest et meil on need kõik valikkursused on ülekoolilised, ehk siis kui mina valingi küberkaitse näiteks ja mina olen 12-ndik, aga Kata on 11-ndik, siis me võime vabalt kokku seal sattuda, et siis saad tegelikult veel rohkem endale uusi tutvusi juurde. Lisaks arvestame Poskas väga individuaalsusega, ongi võimalik koostada oma õppekava, seda siis valikkursuste ulatuses, ehk siis saab valida täpselt seda, mida ise soovite meie 140 valikainest. Ja lisaks arvestame me ka koolivälise tegevusega, ehk siis kui sa käid muusikakoolis, kunstikoolis, siis saame ka neid tunde kanda meie koolisüsteemi valikkursustena. Meil on tõesti väga tugev tugisüsteem, meil on mentorid, lisaks on meil koolipsühholoog Laura Leist ning õpilasnõustaja Inga Vendelin, kelle poole saab ka alati kõigega pöörduda. Ja nagu ikka, gümnaasiumis peab tegema ära ka uurimistöö, see võib olla praktiline, võibki olla uurimistöö ning võib olla ka õpilasfirma ja iga töö saab siis endale eraldi oma juhendaja. Poskas on siis meil 2 erinevat võimalust, kuidas õpetajad hindavad. Meil on siis nii eristav kui ka mitte eristav. Eristav on meil siis täheline hindamine. Kõik, mis jääb F-ist ülespoole, on tegelikult väga piisav, nii nagu meie füüsikaõpetaja Erik Säre ütleb E ehk excellent. Nii et kõik, mis jääb ülespoole, on väga hästi. Aga nüüd, et numbritesse panna, siis A on meil 5, B ja C on 4 ja D ja E on siis 3. Ja see mitte eristav on siis kas arvestatud või mitte arvestatud, need on siis enamjaolt silmaringi kursustel. Me teeme kaasa väga paljudes välisprojektides, meil on partnereid väga paljudes erinevates riikides ja näiteks teeme kaasa projektis Nord plus Junior, mis siis tähendab seda, et meie õpilased saavad käia välismaal oma uurimistöid kaitsmas. Lisaks oleme osa Erasmusest, UNESCOst, Läänemere projektist ning tegutseme ka EPAS programmis. Ja näiteks eelmine aasta me käisime just õpilasesindusega Strasbourgis, sealse Euroopa Parlamendiga tutvumas. Ja need välisprojekte on hästi eri formaatides, ehk kui meie käisime õpilasesindusega kõik koos, siis on ka võimalus, näiteks minul oli eelmine aasta minna üksinda Saksamaale 8 nädalaks vahetusõpilaseks, ehk siis saadki siis kogeda seda Saksa koolisüsteemi ja elada vahetusperes. Meil on Poskas ka väga hästi toimiv õpilasesindus. Lisaks sellele, et me korraldame traditsioonilisi suurüritusi, nagu on meil vaikse muusikaõhtu, kus siis õpilased saavad oma muusikalist talenti kõigile näidata, või siis koolipall ning ka avatud uste päevad. Lisaks sellele räägime me kaasa ka koolielus ja seda siis põhiliselt läbi juhtkonna ja hoolekogu koosolekute, kus on meil alati üks
esindaja, enamasti on selleks õpilasesinduse president. Lisaks õpilasesindusele on ka meil meediakobar Sihker ja Süntaks. Sihker on meil siis koolileht, kus siis õpilased saavadki vahendada koolis toimuvat. Seal on hästi palju erinevaid ülesandeid, et kas näiteks oled kujundaja või avaldad iseenda artikleid seal. Ja meil on ka Süntaks ehk siis meie kooli podcast. Seda saab jälgida Spotify'st, et kellel huvi on, seal on päris põnevaid osasi. Nii, ja kiire ülevaade teile ka sisseastumisest. Praeguseks hetkeks on registreerimine ühiskatsetele juba alanud ja registreerimine lõpeb 15. mail. Ja siis 16. mail ongi juba ühiskatsed. Need toimuvad kõigis 5 gümnaasiumis, mis siis ühiskatsetest osa võtavad. Kogunemine on kell 10 ja katsed ise on 10.30 kuni 13.30. Ja POSKA arvestab siis põhikooli lõputunnistust, ehk siis lõputunnistusel ei tohi olla mitte ühtegi puudulikku ega mitte rahuldavat hinnet. Siis me vaatame veel eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemusi ning kõikide ühiskatsete valdkondade tulemusi ka. Me oleme jõudnud viimase slaidi juurde. Meil on siin hästi nunnu pilt rändrebasest. Igal sügisel meil siis toimub 10-ndikele rebaste ristimine ja võiteklass saab selle rebase endale aastaks. Nii, ja nüüd saate hakata meid jälgima Poskagrammis. See on siis Instagrami konto, mida haldab õpilasesindus. Ka Sihkril on oma Instagrami konto. Siin on siis Süntaks podcast. Meie koolil on ka Facebookis Tartu Jan Poska Gümnaasium, seal tuleb ka ühiskatsete kohta infot ja viimaks on siis koduleht, suuname teid kõiki siis sisseastumist täpselt korda sealt vaatame ja uudistama, aga ma loodan, et me näeme teiega juba siis Poskas.